Tõnis Siigur, näen, et oled Pirital või õigemini Meriväljal Noa restoranis mere ääres, ilm on ilus, seal on vist praegult hea olla. Jah, temperatuur on väga hea, ilm, nagu näha, on väga-väga ilus, meri rahulik ja hea soe olla siin hetkel. Kui juba jutt merele läks, et mis värk teil Siigur restoranidel selle merega on, et kui te alustasite oma kõige esimese restoraniga, siis see oli Kaberneemes, sealt kolisite uue restorani asutamisega Noaga Meriväljale, sealt edasi viisite Oko Viimsisse ja Tuljak on Pirita teel ka nii lähedal merele kui võib. Ainult Pajuvilla on merest eemal, et miks meri teile nii tähtis on? Ega otsest teemat ei olegi, me ei ole ei purjetajad ega ka professionaalsed kalamehed, aga me oma restoranide luues oleme väga kõrgelt hinnanud seda asukohta ja see on nagu ääretult oluline ja meri on, ma arvan, väga paljudele inimestele rahustav ja kuna restoran ei ole pelgalt mitte ainult toit, vaid ka on hea teenindus, see emotsioon ja see asukoht vähemalt meie jaoks ääretult oluline, siis need valikud olid teadlikult tehtud, et need oleksid looduskaunis kohas ja võimalikult lähedal merele. Ja meil on õnnestunud siis enamike restoranidega seda jälgida. Paju puhul on natukene teine, aga ta on ka omamoodi ilusas looduskaunis kohas, Männimets ja Nõmme, et me peame seda ääretult oluliseks. Sinu restoranid on tuntud ennekõike selle poolest, et te teete iga oma roaga päris palju tööd ja lisate väärtust toorainele. Ma ei oleks elu seeski uskunud, et me sinuga peame maha ühe jutuajamise külmutatud pitsast, aga eriline aeg nõuab erilisi lahendusi ja praegult on Siiguri restoranide kojumüügi kõiki restorane üks ühendav toit, mis on sügavkülmutatud pitsa. Jah, meie kutsume teda tegelikult eelküpsetatud ja BO pitsa, mis tähendab siis back-off, see on tegelikult juba ammu tuntud tehnoloogia siis pagaritööstuses. Ja külmutamine jah, et kui 10 aastat tagasi vaadati sellele väga viltu, siis tegelikult tänapäeva köökides ju kasutatakse seda meetodit hästi palju, et tal on nii füüsiline vajadus kui ka temperatuuriline vajadus nii toote siis serveerimisel kui ka säilitamisel ehk vedellämmastik on ju tavapärane nii-öelda vahend, mida me kasutame ja jäätis on ju samamoodi sügavkülmutatud tooraine. Aga just nimelt nende pitsade puhul sai siis määravaks see, et üks asi on pakkuda koju toitu, valmis toitu siis, aga pitsa on alati kõige parem, kui ta otse ahjust tuleb. Ja see koju transport, siis taigen muutub liiga pehmeks, võib-olla see ei ole stabiilne, ta on mingisuguse nurga all, siis kate vajub ühte äärde ära, ehk kojuved on alati problemaatiline igas mõttes, kvaliteedi kui ka temperatuuri mõttes. Ja siis mõtlesime, et kuidas me suudame meie head pitsad siis ikkagi kodus inimestele anda ja üllatus, kõige parem lahendus oli just nimelt külmutamine. Aga mis veel teeb nagu tegelikult minu jaoks kõige olulisemaks selle idee kui sellise on see, et näiteks juuretise baasil pitsat kodus teha on, ütleme, et praktiliselt võimatu. Kuna seal on üks hästi oluline aspekt, mitte et taignaga saavad paljud hakkama, aga juuretise pitsat peab küpsetama vähemalt 400 kuni 500 kraadi juures. Ja koduahjud teadupärast üle 300 väga palju välja ei võta ja enamikel ei suuda isegi 300 kraadi kätte saada. Ehk siis vastus on selge, kodus juuretise baasil pitsat pigem ärge tehke pärmi baasil. Aga nüüd see lahendus on olemas ja uskuge või mitte, see kvaliteet on tegelikult 99 ja mõne jaoks vaata, et 100% sama, mis meil kohapeal siis elusa tuleahjud tehtud. Kuna koduahi küpsetab rahulikumalt ja ühtlasemalt, siis need ääred muutuvad üliheaks, krõbedaks ja nii edasi.
Aga Ja sama veel üks nüüd tehniline pool, mida me arendame, on nüüd selle nädala lõpul ma katsetan 2 küpsetusvarianti veel. Üks on siis pliidi peal pannil koos kaane all, kus on auk sees, ja teine on lõkke peal rahulikult tulel ja kuppel peal. Nii et järgmine nädal on mul ka see nagu valmistusõpetus olemas ja ma usun, et mõlemad toimivad. tean, millest sa räägid, olen tellinud sinu pitsa koju ahjus valmis küpsetanud ja tõesti on väga head ja maitsvad krõbedad ääred ja sisu on ka täpselt sama hea. Seda on rõõm kuulda, et tootearendus käib täie hooga ja ma olen aru saanud, et see pitsa on muutunud nii populaarseks, et seda varsti ei saa mitte ainult teie käest, vaid seda saab ka poest osta. Jah, et hetkel siis tavainimesel on ta kättesaadav kas meie restoranidest, kõikidest siis, mitte ainult Okos, siis Fruit Express pakub kojuvedu koos tavalise toidukaubaga. Seda on hetkel võimalik saada siis Tallinnas ja täna tuli just uudiskirja Fruitilt välja, et nad hakkavad ka Tartus neid tooteid transportima, mille üle mul on väga hea meel. Ja järgmisest nädalast siis esimene nii-öelda jaekaubandusvõrk, me oleme sõlminud lepingu siis Delishiga ja Solarise poega, et seal hakkab ka siis olema meie sortiment. Sealt edasi me nüüd vaatame, et kuhu veel ja kui palju, sest tegelikult me peame ka arvestama sellega, et tootmine peab ju samamoodi seda toetama, et see ei saa nii olla, et nõudlus on, aga pitsat reaalselt ei ole, nii et kõik asjad käivad paralleelselt. Kõik restoranid vaatavad praegult tulevikku suhteliselt ebalevalt ja otsivad igasuguseid täiendavaid variante lisaks restorani tavalisele tööle teenida tulu ja teha midagi paralleelselt. Kas pitsa võib saada niisuguseks tooteks, mis jääbki Siigur restoranide selliseks kauplusemüügi pitsaks? Mul oleks hea meel, kui ta jääks paralleelselt toimima ja ka täna tegelikult me arutasime ka mingil moel frantsiisi võimalusi nii endal seda nagu laiemalt veel turustada ja miks mitte, aga samas see ei ole täna meil põhitegevus ja meil on ääretult oluline, et restoranis samamoodi külastajad käivad. Ja pitsa on küll hea teinekord koju võtta või lähed külla, kellegile viid, on niisugune kiire lahendus, aga kindlasti ma ei suuda sellesse pitsakarpi seda vaadet edasi anda ega ka seda emotsiooni koos sõpradega alati. Nii et ma siiralt usun, et restoranid jäävad ikkagi ju samamoodi toimima, kas nüüd sellises mahus, nagu nad eelnevalt olid, aga mul oleks väga hea meel, kui need mõlemad toimiksid väga hästi. Kindlasti jäävad restoranid ja tõenäoliselt suureneb restoranide omatoodangu müük väljaspool restorane. Kas teil on töö all või mõtetes veel mõni omatoode pitsale lisaks? No me kogu aeg mõtleme, aga ütleme, et ükski toode peale pitsa ei ole jõudnud sellisele tasemele. Et pitsa puhul oli jah, et väga õnnelik, et kohe tuli ja kohe oli selline lõpp-produkt, mis toimibki kodus. Et me arutame, aga ma veel ei käiks välja ühtegi konkreetset mõtet, sest iga tootearenduse ja tegemisega kaasnevad ka sama palju murekohtasi, et kuidas kvaliteeti säilitada, kuidas toote säilivust hoida võimalikult pikalt, et see ei muutuks halvaks ja kuidas ka teda transportida. Nii et me mõtleme, aga hetkel on siiski pitsa see toode, mida on võimalik laiali turule edasi paisata. Ma ei räägi joogitoodetest, mida täna meil tegelikult on ka hästi palju, aga üks aspekt on alkohol, mida me nagu, see ei ole eesmärk omaette, et seda promoda, aga töö käib selles suunas ja ma loodan siiralt, et sinna kõrvale tuleb veel tooteid. Kuigi samas võib öelda, et mul on ka oma see väike ju topsijäätis, mida ma oleks võinud ammu turule paisata kõikide teiste tootjate kõrvale, aga see ei ole kunagi olnud meie jaoks eesmärk. Eks me kaalume selle võimaluse läbi, aga seal on vaata, et veel suuremad kvaliteedi probleemid masstootmise puhul. Et see võib tunduda lihtne, aga tegelikult on väga-väga keeruline protsess.
Põhitegevus, restoranid, millal saab tulla sinna sinu selja taha terrassile istuma? 1. mai on praegu välja käidud veksel. Täna saab juba Okosse minna ja Pajuvillasse terrassile. Me oleme paigutanud väga suurte vahedega lauad, kahesed põhiliselt. Me jälgime 2+2 reegleid, me jälgime kontaktivaba teenindust, proovime olla nii kuulekad nende reeglite järgi kui vähegi võimalik, vähemalt omalt poolt klientide eest me vastutust ei saa kahjuks kanda, aga kindlasti kutsume korrale, kui me näeme mingid tõrkeid ja näiteks eile oligi üllatav see, et terrass oli siis esmakordselt väljas meil ja meil tegelikult päeva lõikes oli 97 inimest eile, kes käis terrassil ja midagi nad sõid ja midagi nad jõid ja meil on väga hea meel selle üle. Kuidas te vaatate Siigur restoranidega tulevikku, kas see kriis on mõjunud niimoodi, et te midagi muudate mõne oma restorani kontseptsioonis? Jah, me oleme valmis selleks, eriti kuna meie eelnev kultuur oli ka väga palju turismil põhinev, ehk siis välisriikide külastajate hulk oli päris suur meil. Täna esimene suund on see, et me kõik oma tegevused suuname kohalikule turule, see on punkt 1. Vajadusel ka nii-öelda üldkontseptsioon oleme valmis muutma, näiteks, et kui ma ei oska näidet võib-olla tuua ja kindlasti see näide ei ole tõene, et kui Pajuvillas olid vanasti niisugused pajuvillalikud toidud, siis keegi ei välista, et ütlen, kui pitsa toimib hästi, ma võin sinna pitsa kohaga teha, näiteks. Ütleme, et me oleme valmis, aga täna ei julge öelda, kuidas me käitume, me vaatame päevast päeva, aga me tahame leida õige toote õigesse nii-öelda linnapilti, sest tegelikult on ka meie jaoks väga erinevad ju need kliendigrupid. Need inimesed, kes elavad Viimsis või need inimesed, kes elavad Nõmmel, on täiesti erinevad ja nende harjumused on erinevad, nende nõudmised on erinevad, nii et üritame aru saada, mida meie Eesti inimene tegelikult tahab. Juba praegult on näha, et kõige tugevamini söögisegmendis saab pihta fine dining. Teie Noa Chef's Hall on Eesti fine diningu lipulaev, mis saab Chef's Hallist? Hetkeseisuga prioriteet number 1 on avada terrassid ja kuna Chef's Hallil meil terrassi ei ole, siis me oleme jätnud ta lihtsalt praegu, et me temaga ei tegele hetkel ja kui majad on kuidagigi nii-öelda käivitatud, me siiralt loodame, et me saame seda teha ja et inimesed ei karda ja saavad tulla ja riik neid piiranguid ei suurenda ja siis me alles keskendume Chef's Hallile. Hetkel me tõesti, et me ei ole isegi spekuleerinud, mis temast saab, aga nagu ka teiste kohtadega oleme me valmis muutusteks ja Chef's Halli puhul on samamoodi ju põhiprobleem on see, et seda külastas ju rohkem välisriikide kodanikud kui kohalikud. Me peame mõtlema, mis on see Eesti fine dining ja kas ta on nüüd fine dining või ta on mingi muu dining, aga kindlasti see kvaliteet ei kõigu ja elamus ei muutu. Aitäh, Tõnis, sinu mõtete eest. Nii kaua kindlasti ei jaksa oodata, kuni te Noa Chef's Halli lahti teete, nii et kohtume tõenäoliselt õige pea Noa terrassil. Teeme nii, ootan. Aitäh, nägemist. Nägemist.